tervitus kõigile. Jah, me oleme täna Reginaga siin. Tšau, Regina. Tšau! Ja teate, Reginaga on selline lahe lugu, et ma tunnen teda nüüd oma elus 2 korda 10 minutit. Ehk siis nüüd tuligi, enne kui salvestama panime, siis me rääkisime ja saime me temaga tuttavaks natukene rohkem sellises keskkonnas kui endaks.ee. Ja täiesti, ma ütleksin tänu sellele, et ma üldse tegin selle Youtube'i kanali, hakkasin ma silma, kellele ma hakkasin silma, kes seal see asutaja on, Regina? Silja. Silja ja Silja vot tuleb ka meile siia rääkima podcast'i, et Silja pakkuski minule, et kas ma tahaks liituda sellega ja ma mõtlesin, et okei, et mis asi see on, aga muidugi tahan. Ja siis vot Regina nüüd räägib meile. Üldse tegelikult, Regina, enne kui ma lasen sind siia mikrofoni taha, siis ma tahaks sinu kohta veidikene rohkem infot. Nüüd teate, ma ei tunne Reginat üldse, aga nüüd tutvume Reginaga, et kes sa selline oled ja miks sina seal selles endaks.ee kogukonnas oled? Mis asi on viinud sind sinna, et sa tahad teha, et sa tunned, et see on sinu südameasi? Et sa oled ju enne elus ka proovinud erinevaid asju ja enne kui Regina saab nüüd selle mikrofoni nähtamatu, siis tema edukuse kood on 73675. Et ma tundsin kohe Reginaga, et meil on mingi match, sest meie edukuse koodid hakkavad mõlemal 7 3-ga, nii et ma ei tea, kas sul meeles on, mis ma kõik ära rääkisin, aga mikrofon on sinu poole peal. Jah, et alustan sellest jutust, et Merike tuli meile kõnesse ja kohe rääkis, mis mulle tema juures meeldib, on see, et ta kohe räägib välja, mida tal on vaja. jah. Ja ta ütles, et mul on 7 vaja. Ma mõtlesin, okei, no siis peab temaga ühendust eraldi võtma, et tulla sulle Youtube'i rääkima, et äkki kedagi kõnetab see ja võib-olla aitab mõelda ka teistes suunades ja mis on nagu võimalik, vaata. Mm. Et mina iseenesest olen juba 16 aastat elasin Inglismaal, läksin sinna siis armastusest ja tööst, Nii. töötasin turunduses, kus sain väga palju huvitavaid kogemusi nii suurtes firmades kui kuidas inimestega suhelda ja muidugi ka inglise keeles ja otsustasin, et ülikooli ei ole vaja minna, kuna ma ei teadnud, mida ma tahan elus teha ja mõtlesin, no mis ma lähen ülikooli, kui ma ei tea, mida ma tahan teha ja kukkus nii välja, et ma sain siis selle nagu turunduse nimi on siis affiliate marketing ja aastaid siis sellega tegelesin ja suutsin nagu siis täiesti nullist nagu üles minna ja et selleks ajaks, kui mu sõbrad olid just ülikooli lõpetanud, olin mina juba siis mänedžeri rollis, kuna tõepoolest huvi oli selle vastu nii suur ja tõepoolest nagu lihtsalt kogu see aeg õppisin midagi juurde. Aastatega siis tekkis igasuguseid huvi juurde, aga oligi see, kus õppisin siis, kuna ma olin pikemalt haige, siis ma sain väga huvitava hakkasin enesearengut siis jälgima, ma tegin ka seda varem, onju, Mm. aga kuidagi see kadus ära ja siis ma tulin selle juurde tagasi ja oligi siis see, et hüpnoteraapia oli see, mis mind kõnetas. Just pärast, noh, kõik räägivad siis sellest Covidist, on ju, oligi täpselt Covidi lõpp ja siis see Marissa Peeri esimene umbes, et me teeme laivis päris, et et saab õppida hüpnoteraapiat ja mul oli nagu see, et kuna ma sain ise sellest nii palju abi, siis mõtlesin, et oh my god, ma tahan nagu õppida midagi, mis annab inimestele võimaluse saada paremaks. Ja see oligi siis nagu üks osa sellest, et ma läksin, ma ei teadnud, mis mind seal ootab, see oli nagu maailma muutev kogemus ja noh, enamus oli siis kõik muidugi inglise keeles. Et aga üldiselt jah, et see oli nagu see viis siis mind hüpnoteraapia suunale. Mm. Aga kõige suurem nagu huvi tekkis siis sellest, et okei, et ma nüüd õppisin ära, onju, hakkan inimestele tegema, aga nagu kus ma siis kliente leian, onju, sest esiteks hüpnoteraapia võib inimestel olla väga noh, umbes, et oh, mis asja, et sa paned mind hüpno alla ja siis ma ei saa rääkida ja ma kaon ära ja noh, väga palju on vaja inimestele selgitada mis on hüpnoteraapia ja muidugi hirmu on hästi palju sellega. Ja oligi, siis tekkis selles, et noh, et ma olen ju marketingis aastaid töötanud, et peaks ju siis ennast nagu kuskil reklaamima.
ja väga raskeks osutus see just sellepärast, et kui sa nagu pead ennast müüma, et kust sa alustad ja kui sa oled sellel teel vaata üksi põhimõtteliselt, siis oligi, et ma nagu tegelikult võtsin ka jälle, õppisin juurde seda ja et kuhu me nüüd jõuamegi, ongi see, et kui ma nüüd tulin tagasi Eestisse, siis ma näen, et väga paljud inimesed praegult ka tahavad teisi inimesi aidata ja tihtipeale täpselt samamoodi nagu sina, Merje, sa tahad inimesi aidata, sinu töö ei ole istuda ja mingisuguseid post'e üles panna või õppida või tihtipeale see on nagu noh, sa võid olla maailma parim mingisugune numeroloog, aga kui sa ei ole seal väljas ja sa ei räägi endast ja ei saa seda informatsiooni välja, siis see progress võib väga kiiresti ja väga paljud vaata, kes lähevad ja õpivad kellekski, tahavad inimesi aidata, tihtipeale jätavad selle pooleks, sellepärast et neil ei ole seda motivatsiooni, et minna sinna internetti ja sellepärast oligi nagu siis minu partneriga Siljaga, kellega me saime tuttavaks 2 aastat tagasi saime hommikul, eks võib-olla kui ta tuleb, siis ta saab rääkida sellest. Saime tuttavaks Dubais Oh, kaamlite otsas hommikul kell 5. issand, huvitav. Ja ta oli nagu noh, meil kuidagi connect'is ja siis oligi, et me oleme hästi palju tegelikult koostööd teinud ja siin meil tuligi see idee, et kui toetaks üksteist sellel teel ja nagu panna kokku inimesed, keda me usume, teame, oskavad hästi teha, et teha väike kogukond ja panna kokku ja aidata neil siis leida kliente ja see oli nagu siis selle endaks idee, kuidas nagu sellega alustada. ja selle oligi, et praegult siis me kogume veel endale praktikuid, üldiselt see võtab kõik aega ja noh, nüüd siis lisasime ka veel, sest noh, numeroloogia, human design, kõik see ju praegult huvitab inimesi nii palju Mm. sest kõik ju tahavad endast rohkem aru saada ja aeg on niisugune imelik aeg on ja inimesed Õnneks. nagu on enda otsingutel, et mis siis nagu toimub, on ju, maailm on nii muutumas. Väga paljud inimesed, võib-olla see on ka minu vanuse teema, aga ma arvan, väga paljudel on praegult see, et noh, ma mõtlen, et meie vanuse, kõik, kes on sündinud, siis kes on praegu, ma ei tea, 30 kuni 40 äkki 50, et on enda otsingutel et inimesed on väga huvitatud nendest asjadest, et ma vaatan, et sinu see numbrite keel on ka Youtube'is läheb väga hästi. Inimestel on huvi arendada ennast ja saada aru, mis toimub, et see jah. Unustasin ütelda, tead, siis kui mul on midagi vahele ütelda, ma tõstan käe nagu koolis. Aa, Esiteks, kuulge, kallid teie kõik, kes te nüüd vaatate, kas te panete tähele, kuidas Regina räägib? nagu Merike, kogu aeg nagu tuuleveski, täpselt, seda teevad seitsmed, kellel siis on neid seitsmeid selles suhtes, et Regina nüüd ütlen ühe asja välja siin kõigile, et mina olen 16 päev sündinud, Regina 25, aga näete, kuidas energia on meil sama, et selles suhtes selline tohutu tuulutamine käib siin, seepärast et teie ka seal, kes te olete sündinud 7, ma arvan, pigem 16 ja 25 teevad seda rohkem, aga seitsmed ka, olenemata kuust ja aastast. ehk siis me oleme tohutult emotsionaalsed, kui me räägime, võib-olla siis ka see, et kui me räägime oma lastest või siis oma koerast või kassist, siis ka niimoodi ta-ta-ta-ta-ta, kas sa tead, et selline mulle räigelt meeldib, ma armastan sellist energiat. esiteks, siis teiseks ma natuke seda edukuse koodi nüüd toon siia, kuna sul on 2 7, mul on endal 3 7, siis Regina on ka vahetanud elukohta. ma arvan, et seal Inglismaal ka sa oled vahetanud ka asukohta seal selle Inglismaa sees, eks ju. et siin ongi väga oluline, kellel on 7 edukuse koodis, et ma tahan ütelda jumala eest, lihtsalt kui te tunnete, et teil nagu sisetunne ütleb, et te peate minema, siis minge. ja mida rohkem hirmutab, seda rohkem tuleb teha, sellepärast et seal tekib see eneseareng, seepärast need ihukarvad tulevad ülesse, õiget juttu räägin. et, et sa ka kindlasti, Regina, oled sedasama meelt, et sul on palju neid olukordi, kui sind on hirmutanud mingid situatsioonid, aga sa tead, ma pean minema 04-ks, ma ei tea, mis see on, aga ma lähen. ja ja samamoodi kõhutunne on ju, ja et see nagu kripeldab sees, aga sa tead, et kahjuks kõige hullem on vist see, kui sa nagu oled kahe vahel, aga kui see kõhutunne ütleb jaa ja sa nagu hirmuga lähed, see on nagu see, kus on nagu täpselt, et tõusevad karvad püsti, et see on ja see, mida tuleb jälgida ja usaldada seda endas kindlasti ja kuigi noh, sest vahest võib see väga raske olla.
Enamus ajast on see raske, eriti siis, kui sa tead nagu 0-4 ja lähedased ütlevad, et ei, mõtle ikka korralikult, siis ma mõtlen, no mida ma siin mõtlen, kui ma tunnen lihtsalt. aga teadmatus on ju alati see, mis hirmutab, aga samas me ju arenemegi just need, kellel on seitsmeid palju, kes te seal olete, 7, 16, 25 sündinud, siis meil lihtsalt on vaja seda seepärast, et muidu keegi teine taob lihtsalt sulle jalaga sinna tagumikku ja ütleb, et no kui sa ise ei lähe vabatahtlikult, me teeme sulle selle. ehk siis midagi sul juhtub, mitte siis pahas mõttes, aga vot. ja Regina ütles ka, et kuidagi sattus see sinu teele siis see ei, mis oli teraapia, psühhoteraapia, Hüpnoteraapia. hüpnoteraapia, vabandust. ja siis ma ütleksin, su elude number on 7 ehk siis see on selline nagu väga tugev selline uurimine, intuitsioon ja su sees kogu aeg nagu vahepeal tuleb lainetena, ma arvan, erinevas vanuses tuleb see, et justkui nagu rohkem tahaks teada vaimsusest ja mingi aeg see on ka väga hea ettevõtja number, see number 7 ja mingi aeg sa tahad räigelt nagu mingi nagu süsteemsus, materiaalsus, kõik need asjad ja siis jälle tuleb mingi laine peale, tahaks jälle teha nagu vaimsust, eks ju. No sinu jutust mul jäi praegu täiega see nagu meelde. ja Ja siis enne, väga-väga tugevalt oli, et ma alustasin oma vaimsustööga väga varakult, aga siis see hetk, kui ma nagu kolisin Inglismaale, ma nagu jätsin selle nagu sinna mm, ja väga tugevalt tuli, kui ma hakkasin uuesti vaimsusega nii-öelda tegema, see tuli mulle nii südamest, nii tugevalt tuli välja, et ma jätsin ta pooleli, et mm, kuidas nii ja see oli jah, see, et ma olen nagu selle juurde tagasi tulnud, et see on ja ma nagu näen, kui suur nagu see supervõimsus, superpower see minus on, mm. et kuidas ma sain selle niimoodi pooleli jätta. Kindlasti jah, sul on täiesti õigus. Ja siin edukuse kood ongi selles suhtes hästi vahva, et noh, sa pead kunagi tulema vestlusõhtule. kus kohas sa elad praegu Eestis, Tallinnas? ja, jah, no vot Tallinnas on 22. veebruaril on vestlusõhtu, nii et tule vaata, kuidas me seal kätega elavalt tulge kõik venime. vaatama. ja tulge kõik vaatama selles suhtes, et siis ma kõigile räägin täpselt puust ja punaselt, kuidas edukuse koodiga, teema on siis suhted üleüldse inimestega ja ärilised ja nii edasi. aga nüüd, kui sinu juurde tagasi minna, siis ka see number 6 viitab ka hästi tugevale näiteks psühholoogi ja ka väga tugevale müüja energiale. see, mida sa ütledki, marketingis oled sa olnud, ehk siis mitte ainult tavaline psühholoog, aga sinna sobib hästi palju, no näiteks juuksuritöö, inimestega tegelemise töö, seepärast et ka juuksurid, küünetehnikud, kõik on ju psühholoogid praktiliselt inimestele, ühed kõige megavamad psühholoogid, kes saavad ainult oma töö eest, saavad raha. noh, sul on see 6 on seal keskel, see viitab sellele, et sa oled hea müügitöö alal ja sa oled ka väga hea inimeste kuulaja ja oskad neid nagu juhendada, ilma et sa ise ütled täpselt, et vot nii peab tegema ja vot nii teedki. vot, aga see täiesti õigus sul, täiesti oskan kinnitada, et ma alati olen tahtnud saada juuksuriks ja aa, just olen mõelnud selle peale, et aga ma teen niisuguse juuksuri, kus on psühholoog ka sees, et siis peaks Assa, minema õppima psühholoogiat. issand kui huvitav, näed, nii täiesti huvitav, et praegu sa selle üles võtsid ja et kindlasti väga korreleerub sellega, jah. väga lahe, ma vaatan just seda, et vaata, kui edukuse koodis siis ameteid saab vaadata selle keskmise numbri järgi ja kuna see on sul 6, siis mul mingid numbrid on väga hästi meeles, et nende ametite kohta ka, et see 6 millegipärast on mul ja seal on hästi rasvaselt mul trükitud, et väga hea müügiinimene. et küll. ja see töö, mida ma tegin, kuigi ma räägin, et on turundus, mu töö seisnes ikkagi partnerite otsimises, leidmises ja põhimõtteliselt mõlemapoolse müümises, ehk siis mõlemad klient, noh, ehk siis kui mina näiteks ostsin midagi, siis ma tahtsin, et ma lähen, no tulge, müüge meile ja samamoodi pidin mõlemad pooled siis hoidma õnnelikuna. nii et ma Mm, arvan vist jah, et see on ka sobib ikkagi väga selline hästi. müügitöö, et väga Mm. tugevalt hoida nagu häid kontakte ja partnerlusi. ja kusjuures need 2 7 ka sinu siin koodis ütlevad seda, et sul on väga tugev intuitsioon, eriti nüüd vahepeal sa rääkisid, et meie vanuses ma kasutasin arvutusmasinat, vaatasin, kui vana sa oled, aga sa saad 40 vist see aasta, jah? ja no nägid, oma jope. 40 aastat noor. ja 40 aastat noor ehk siis Regina, aga see on juba väga hea selles suhtes, et
sul on kogemust, sa oled rohkem hakanud juba aru saama oma kõhutundest, oma intuitsioonist ja samas ka see, et see endaks.ee tegelikult müts maha, ma olen väga nagu siiralt üllatunud olin, kui Silja mulle seda pakkus. ta ütles, et meil on see alles nii algustaadiumis, aga kas sa oled nõus tulema? ma ütlesin, ma olen alati sellistega nagu käpp, et ta ütleski, et meil on seal juba noh, siis teatud need sellised vaimse teema inimesed ja meil oli esimene kohtumine ju nüüd, issand, millal see oli? noh, jaanuaris, jaanuari jah. lõpus oli. ja siis seal on need ihukarastavad jälle püsti, sest mulle väga meeldib, et see on alles nii algstaadiumis, aga juba nii vahvaid inimesi on nagu koos. ja see, et sina ja Silja seda asja nagu veate praegu praktiliselt vabatahtlikult, aga teil on seal ju midagi väga vinget tulemas, et ma olen hästi sukeldunud oma selle numeroloogiasse, et ma ikka kohtumistele tulen ja hoian ka näppu pulsi peal ja sa midagi veitsa rääkisid mulle kulisside taga, aga äkki sa räägiksid veel, mis praegu seal oli, ma käisin ise ka seda kalkulaatorit proovimas, mis asi see oli seal? ja me tegime Human Designi kalkulaatori, nii et kui te ei ole veel Human Designiga väga ühenduses, et see on praegult väga hea võimalus seda teha, meil on ka loos tulemas, nii et kui te meid jälgite Instagramis, on võimalik võita täiesti tasuta 36-leheküljeline ülevaade endast Mm. ja muidugi me jälgime ka numeroloogiat, aga ma soovitan kindlasti minna Merikese juurde, kes on meie numeroloog, ametlik numeroloog. Oo, aitäh, aitäh. et kindlasti küsige temalt ka kõik, sest ta oskab nii hästi inimesi lugeda ja see on nagu väga-väga tähtis, et see, et sul need numbrid on ikkagi vaja ka kasutada sama nagu intuitsiooni ja inimest natuke tunnetada ja see on ikkagi suurem osa tööst, et ma arvan, et see numbrite teadmine on veel üks väga väike osa, et muidugi chat-GPT-st võib minna ja vaadata paljusid Mhm. asju, aga ma arvan, et see kõige suurem töö tuleb ikkagi see, kui sa ikkagi inimesega suhtled ja tunnetad ära selle, et ma näen seda ka tihtipeale, kui ma kellegagi suhtlen, et me oleme üldse nii kadunud sinna internetti ära, et meil on vaja seda suhelda rohkem. inimsuhte valmidust ja olemasolemast, et täpselt samamoodi, et miks me selle endaks just tegime, oligi see, et on nii palju praegu abivajajaid ja tihtipeale inimesed isegi ei tea, et näiteks, et võib-olla numeroloogia saab sind aidata või hüpnoteraapia saab sind aidata. et mul on mingi foobia näiteks ja ma mõtlen, et noh, ma peangi sellega eluaeg elama ja nii ongi. aga tegelikult sa võid abi saada, et noh, okei okay,, arstid teevad oma töö ja neil on väga suur roll, aga ka on väga palju asju, mida saab inimene ise ära teha ja tunda huvi ja see on nagu 80% tööst. ja see oligi nagu see, et panna kokku need vajajad ja pakkujad, sest tihtipeale ma ütlen, et sul võib olla motivatsiooni ja usku ja teadmisi inimese aitamises, aga kui tuleb näiteks osa, kus sa pead ennast müüma, väga raske on, sellepärast et sa tahad seda tööd teha, mida sa olid loodud tegema, mitte istuda ja reklaamida ennast hommikust õhtuni. ja see võtab ka sinu töö ära, on ju, ehk siis sa Mhm. võtad selle energia oma sellest, ma ei tea, siis numeroloogiast või mis iganes sa teed. et see on nagu nii ja see oligi nagu see, miks me tahame seda teha, et nii palju abivajajaid on. et tulevikus kindlasti on veel igasuguseid plaane sinna lisada, väga huvitavaid asju ja idee on ikkagi jätkuvalt see, et aidata inimesi, Mhm. no vot, siin mina olen saada alati endaks saada endast, et sa saad täpselt. tagasi endaks. ja ma olen enda kanalil mitmeid kordi rääkinud seda, et me ju tegelikult sunnime siia üksi, noh, okei okay,, ema siis emaga koos nagu põhimõtteliselt nagu põhimõttesüsteem on see, et sa tuled üksi ja sa lähed siit üksi. et see, kellega sa kõige rohkem aega veedad, oled ju sina ise. ja ma olen mitu korda seda toonitanud, et kui vähegi võimalik, kasutage kõik igasugused meetodid ära, numeroloogia, astroloogia, human design. ma olen ise siis astroloogia kaudu kaks erinevat astroloogi tegid mulle väga huvitav, nagu mega huvitav. ja samamoodi human design, täiesti meil käis siin üks Kadri Ann, kui ma ei eksi. issand, ma võin praegu eksida, nii et sorry, kui sa seda kuuled ja ütlesin vale nime. et, et ma mõtlesin, sa lähed kohe guugeldama, et kes see on. et aga siis
võimalikult palju ennast nagu endast aru saada ja just seesama endaks.ee, kui me tegime selle esimese kohtumise, ma sain aru, et sinna veel mahub inimesi ja tegelikult, kes on sellest huvitatud, et sinna nagu liituda, siis ma ei tea, et kuidas kui ühendada kõnetab, tunned, et ja peaksid meiega ühendust leidma, pundis kindlasti olema. võtke ühendust, et sellised inimesed nagu mina ja Merike oleme seal ja siin tuleb Silja veel rääkima ja et kindlasti tulge, kasvage meiega koos, et see on, idee on ikkagi see, et jah, et olla üksteisele abiks ja arendada seda. Mm. Sest vaata, tegijaid on suhteliselt palju, igalühel on omad kogukonnad ja samas, issand, kui huvitav, ma mõtlesin, et annaks kohe kodutööks, et ma ei tea, kellele ma seda annan, keegi vabatahtlik võiks lihtsalt vaadata, teha täiesti nimekirja ja siis, kes mul on käinud, need podcast'i külalised näiteks, et seal on nii palju ja teie ka, kes te olete käinud podcast'is, seal on neid hüpnoterapeute väga palju, meil on Ave Losman, hästi lahe tüdruk, kellega me siin teeme hästi palju veel lisavideoid ja klubilistele tuleb veel eraldi sellised boonused, nii et ja ma võin selle ka välja ütelda, et meil lihtsalt tuleb väike hüpnoteraapia sessioon niimoodi avalikult online'is. Kui lahe. Ja tead, mina ei usu konkurentsi ja ma usun seda, et väga me ei peaksime usu. kõik üksteist jagama, sest kõik terapeudid on ikkagi, nad teevad, näiteks noh, meil on ka veel Külli Rand on meil Mm, peal juba, kuigi me oleme mõlemad hüpnoterapeudid, me teeme täiesti erinevaid sessioone ja jällegi lõppkokkuvõttes minu meelest see, mida sa teed, ei ole tähtis, vaid see, et kui sa connect'id inimesega, mm, ühendud inimesega ära, et vot see inimene meeldib mulle, ma tahan, ma arvan, et ta saab mind aidata, et see käib ikkagi nagunii nagu kõhutunde järgi või ma loodan, et inimesed nagu usaldavad oma kõhutunnet ja et lõppkokkuvõttes tegelikult vahet ei ole, mille kaudu sa õpid ennast rohkem tundma. tähtis on see, et sa teed selle sammu ja see mõte, et sa juba selle sammu teed, on juba suur osa tehtud tööst, sellepärast et siis sa saad teha oma umbes selle raamatu lahti ja hakata nagu uurima, mis oleks aidata, samamoodi trenni minemisega, jooga tegemisega muideks ma õppisin ka jooga instruktoriks ja kui ma ah, lugesin, mida seitsmed teevad, seal oli jooga instruktor oli eraldi välja toodud, mis ma mõtlesin, et nii naljakas ähm, et kindlasti vahet ei ole, meil on vaja ajutööd teha, kehatööd teha, mis iganes. et ja me ei ole konkurendid, sellepärast et jällegi igaüks teeb omamoodi ja idee on ikkagi kõiki üksteist ikkagi üles tõmmata ja mm. olla üksteisele abiks ja see on nagu kõige tähtsam. Vaadake nüüd, kuidas me Reginaga kaks naist, kellel on edukuse koodis mitu seitset, mul on 3 seitset, tal on 2 seitset ja täiega plätravad mingit puhast müügijuttu kogu aeg. noh, selles suhtes, et see on nii naljakas, sest mina ju ka, kes on vaadanud mu metsaelutusvideoid, siis alati ma midagi paugutan ära rääkida teile nagu umbes nii, et ja siis ma teen seda ja siis ma teen seda ja siis te näete seda. aga üks asi, mida mina ka alati räägin, et praegu näiteks Eestis on ammu enne mind on Timo Reinpal ja siis on ka Kai Tamm. ma ikka tihtipeale räägin, et tunnetage seda, kes on teie numeroloog, kelle poole teil on rohkem tõmmet ja sinna mingegi. et minu meelest on lahe, et meid on juba näiteks rohkem kui ainult kaks sellist teatud inimest. ja samas ka minu koolis, no siis see kool, kus mina käisin, siis meid tuli 30 Eestis elavat inimest välja. ma mitte üheski praegu pole kuulnud ainult see, et mina praegu räägin sellest koolkonnast, sest Timol on oma süsteem, kuidas ta numeroloogiat vaatab, siis Kail on oma, minul on oma. et me kõik oleme ju kuskilt seda vaadanud, sama nagu ja need sa ju ikkagi paned, iga numeroloog paneb ikkagi oma kastme tunnetused juurde. ja selles mõttes, et see on ikkagi ju, sa töötad läbi enda, see tuleb läbi sinu ehk siis absoluutselt teisest spektrumist nii-öelda, nii ja. et ja samas see on sa ütlesidki väga hästi, et neid hüpnoterapeute ja ma ei tea, küünetehnikuid, juuksureid, ma ei tea, kõike automehaanikuid, meid on palju, meid ja seda ongi vaja, sellepärast et igaüks mm. leiab selle ikkagi oma, onju, sest mina ka olen aastaid rääkinud, mul oma juuksur, näed, et vot seal, aga vot siis minu juuksur ütleb, et ta kolib ära ja siis ongi okei okay,, siis on see teine juuksur minu juuksur, et niimoodi ongi, et ja seesama endaks.ee, siis seal oli nii lahe, ma just ütlesin ka Reginale, et mis mulle meeldib. kui ma nüüd ei eksi, siis seal oli üks tüdruk, kes tegi just seda, kas justkui nagu marketingi, virtuaalassistendi laadset tööd, eks ju, tegi. -hmm. jah, ja siis ma just ütlesin Reginale ka, et
mõtle, kui lahe, et kui näiteks ma ka ei tea, mis 5 aasta pärast näiteks minu ettevõttes nüüd on, sest numeroloogia on kindlasti see, millega ma hauda ka kukun, kunagi numbrid käes. ehk siis, aga kust ma tean, mis minu virtuaalne assistent teeb ja ma tean, et siitsamast keskkonnast ma saan kohe selle ja inimese ja ma meil ise on eraldi vaatan. meil on eraldi Kätlin on, kes tegeleb meil aitab ehk siis aitab kõiki praktikuid nende sotsiaalasjades, ja siis on ka muidugi olemas keegi, kes saaks virtuaalselt üksteist aidata. Ja siin ongi nagu tähtis see, et see, et me suhtleme omavahel, leiame kohe ka kontaktid üksteise seas ja me teame, et me saame üksteist usaldada, mis on nagu kõige tähtsam praegu, sest praegult on maailm nii keeruline, et kui sul on ikkagi omad inimesed, sa lähed sinna kohale, sul on kohe olemas. Ja et me saame kõik omavahel tööd teha, et see on nagu minu meelest nagu, sellel ei Vau, ole hinda. see on vau. ja nii see ongi. ma olen rääkinud siin ka vist, issand, ma mõtlen, kas ma olen rääkinud, ma kunagi kuulusin sellisesse asja nagu BNI. ma ei tea, kuidas see inglise keeles võiks olla äkki. Noh, on, mis ta on, aga sama süsteem, Soomes olin, mul oli koristusettevõte enne ja seal oli, ütleme sama süsteemiga, aga ta on nagu ülemaailmne. mulle ka väga meeldis, et ikkagi sealsamast kogukonnast, seltskonnast meid oli erineval alal neid inimesi, aga me kogu aeg nagu hoidsime kokku ja võtsime üksteiselt teenuseid. ja meil oli veel mingi punktisüsteem, aga ikkagi enne kui sa näiteks vajasid, meil oli automehaanik ka seal täiesti olemas, no see oli veitsa teise süsteemiga, eks ju, üles ehitatud. Praegu see endaks.ee on pigem see, et inimesed leiaksid selle enda läbi selle keskkonna, et ehk siis see, et kui sa oled endaga täiesti mingi katki või sa mõtled, et oo, tahaks näiteks seda, ma ei tea, numeroloogia, aga human design ka nagu pakub huvi või tahaks veel midagi, et ei tea, kust alustada, et ma kujutan ette, see endaks.ee on see, kust nagu kasvõi panna kiri näiteks sinna. Ja võib meile et kirjutada. jah, Pole et probleemi, tulge meie saidile, vaadake üle, mis meil on ja kui on küsimusi, kindlasti võite meile sellest teada anda, et oleme väga avatud mm, jagama informatsiooni ja kindlasti on palju huvitavat leida. ja, ja nii nagu Regina ütles, et see on alles nagu algstaadiumis, aga te olete selle kallal juba tegelikult Siljaga suht kaua tööd teinud, sest ma mäletan, Silja eelmine aasta kuidagi, kas oli kevadel või suvel, tegi mulle selle pakkumise ja, ja siis ma olin nii nagu võetud, üllatunud ja mul oli nii soe tunne, sest ma mõtlesin, et jah, et Soomes näiteks koristusfirma ettevõtjana ma olen olnud, see oli üüratult suure hinnaga, mis ma siis pidin panustama aastamaksuna, aga ma sain sinna kuidagi kogukonda nagu lihtsalt nii saingi, ma lihtsalt ei hakka teile siin peenusteni midagi rääkima, sellepärast et seal süsteemid toimivad ja alles ülesehitamisel, et mulle väga meeldib see, et te teete Eestis sellist asja, nagu te teete. et kes vähegi tunneb seda, et ta tahaks ka sellises kogukonnas olla, et kuidas saab, kas sinuga kuidagi otseühendust või siis kirjutadagi sinna endaks.ee, sealt leiab need kontaktid? Ja meil on kõik kontaktid olemas, saab kohe teha vormi, kui tahate saada praktikuks või kui tahate niisama tulla uudistama, milliseid praktikuid meil on. meil on ka toidunõustajaid ja kõik inimesed, keda me oleme sinna valinud, on läbi kontrollitud ja usaldatud inimesed, seega väga hea koht, kus siis tulla vaatama ja Mm. ükskõik klikkima, mis kõnetab siis, et praegu nagu ongi see human design'iga meil ka, et on aeg, võib ka ennast ka human design'i kalkulaatorist läbi kontrollida, et kes sa siis oled. Et ma usun, et Silja äkki räägib sellest pikemalt ja huvitavamalt, et kas või näiteks sellel teemal, et mis väga huvitav, et inimesed kasutavad seda näiteks, et kas saame tööd koos teha, et Mm. firma omanikud jälgivad, et okei, sa oled selline, ma olen selline, see töötab meie vahel väga hästi, ma usaldan seda, et see avab nii palju uksi Mm. koostöö parandamise mõttes ka, nii et siin on nagu hästi palju huvitavat teemat ja see on nagu nii arendamist väärt. et kindlasti tasub, me peaksime ka läbi vaatama, kus me oleme. aga sa ja, oled ka genereeriv manifest, see ja.
ja kusjuures ma ise käisin ka, et vaata, kui te panite sinna meile konda selle ülesse, et nüüd on seal kalkulaator ja mida iganes, siis ma hüppasin ka kohe sinna, ka vaatasin ja uurisin, kuigi mind on juba human disainiga juba analüüsitud ja väga Mm, põnev on, aga ikkagi on hästi huvitav vaadata. mulle meeldib, sest vaata, olgem ausad, need, kes saavad ka sünnikaardi mu käest, siis nad loevad selle nagu läbi, aga see on ikkagi kasutusjuhend kuni surmani. me ei ja, tule muutuma, et astroloogiakaardi, kui sa saad, human disaini, numeroloogia võtke aeg-ajalt ikkagi, eriti mina ütleksin siis, kui sa tunned, et sul nagu eriti kisub praegu nagu viltu ja sa ei saa aru, mis on. kohe oma 3 kladet lahti ja hakkad vaatama, kus kohas nüüd mingi asi nagu tõkib, ütleme siis niimoodi. ja kui läheb eriti hästi, siis me ju teame, me siis ju kuskile ei pöördu, sest siis me oleme, et oo, ma tean, et ma olen nii hea kõiges, et samas see süsteem on nagu ülilahe, et praegu sa tegid suu lahti, näed, ma ei anna sul rääkida, et ma olen mõelnud ise ka, et teha just nagu mingisuguse süsteemi, selle numeroloogia, selle, noh, selle arvutussüsteemi, aga ma pärast nagu näete, vot pöördungi Regina poole ja pärast saan teada, kuidas seda endal teha. vot niimoodi. ja, aga Regina, räägi, mis sinu roll seal on, et sa küll ütled, et me teeme ja siis me jälle teeme ja aga mis see Regina seal siis nii aktiivselt teeb? et ma tean, et sina võtsid väga palju sõnagi meil siin esimesel kokkusaamisel, mis toimus Zoomi kaudu, et mega lahe. mis ma teen kõike, mida on vaja teha, kuna meid on väga vähe praegu, siis me toetame ükskõik, et seesama mingi posti tegemine või mingi asja kokkupanemine, kõik võtab ju ikkagi aega. Mm. Muidugi üritame praegu ka reklaamida, nii et iga tegevus, kokkupanemine, kõik võtab aega. minul oli tegelikult sulle küsimus. noh. Küsimus oli selline, et kui sul tulevad kliendid Mm. numeroloogias, mida nad küsivad sult kõige rohkem, mida sa näed, et kas inimesed on rohkem enda asjadest huvitatud või on ka niisugune näiteks, noh, kuna on veebruarikuu, on ju, et kas küsivad näiteks suhete kohta, kuidas ma saaksin oma mehe tagasi või kas on mingisuguseid niisuguseid üllatavaid küsimusi, mida inimesed tahavad väga teada saada? Mm. tead, kui huvitav, esiteks me panimegi sellise, vaata kui lahe, ma nüüd reklaamin ka, ma pole seda enne rääkinud, meil on siis sõbra, oota, sõbrapäeva issand, kuidas seda eesti keeles öeldakse? no et see loos. allahindlus on meil tehtud nüüd, et see paari suhte analüüs, et siis seal on, kas, kui ma ei eksi, kas 10% või palju see oli, praegu ma võin eksida, aga koduleheküljel on info üleval, nii et ja seal numbrite keele, tead, ma pole seda reklaaminud üldse. et minge palun, võtke see endale ja pange siis ka sinna meile kuhugi pealkirja või selgitusse kuhugi seesama. minge vaadake numbritekeel.ee peaks olema info üleval. aga millega pöördutakse? tead, kui huvitav, ma olen tegelikult väga õnnelik selle üle, et inimesed väga palju uurivad iseennast. ja meil on selline pakett, et kus on sünnikaardi analüüs, aga see sisaldab juba suhteanalüüsi, mis on ka hästi mahukas ja seal on just, et siis sa Nii et annad kaks ühes siis nagu või? isegi 3 ühes, sest ma alustan Vau. üldse edukuse koodist ja see pakett tegelikult, no ta on, hind on praegu, lähete vaatate kodulehekülje peal, siis ta tegeleb, ta sisaldab nii palju informatsiooni. ainuüksi sünnikaart ise on umbes mingi 40 lehte, 49 lehte, ma enam ei Vau. mäleta. aga see ei ole see, et lihtsalt sa võtad mingisuguse raamatu ajaviiteks ja muudkui ja ei, sirvid see on nagu seda. sinu raamat, see on millega sa sinu nagu raamat, pidevalt töötad, on ju. just, üks Et ütleb. tegelikult on see väike investeering, et tihtipeale inimene tahab ju vaata, noh, on kahte sorti inimesi, kes tahab kellegiga rääkida, aga see annab kohe sulle nagu, sa saad kohe teada ja, ja sa ei pea kellegiga suhtlema, ei ole mingit ootamist. Et see on ja. nagu, see on see, mis ma arvan, inimesi kõnetab, et kindlasti ja siis oota, siis saab sul kohe 3 asja. ja praktiliselt küll, aga see saab siis 2 nädala sees, saad sa Mhm. selle kätte. ja muidugi on see ka, et kui suhtlemises, sa ütlesid nii ilusti praegu, et ma teen ka suulisi analüüse, aga sinna on tõepoolest siis praegu, kui praegu on veebruari kesk, siis mul on umbes 2 kuud, sa pead ootama vähemalt, et sa saaksid, siis ma panen sind kirja, praegu ma paneksin aprilli. ja see on siis nagu mahukam. aga mida inimesed küsivad, siis see oli hästi põnev, nüüd eriti jaanuari lõpupoole tuli palju küsimusi, et miks mul paarisuhe ei toimi ja miks ma ei saa endale elukaaslast. ja tuli nii meeste kui naiste poolt seda asja. ja noh, põnev on see lugu. kui ma saan inimese sünnipäeva, kuu ja aasta teada ja siis ma teen selle analüüsi näiteks, mis sinna palju aitab, ma mõtlen, kuskohast see välja tuleks, oma isiklikust sünnikaardi analüüsist tuleb see alati välja.
sest tulevad mingid karmasõlmed seal ja need numbrite kombinatsioonid ja väga tihti ma näen juba, noh, sa andsid ka oma sünnipäeva kuu ja aasta, kui ma teen selle koodi valmis, siis need kõik numbrid räägivad mulle, mis asi siin on. ja, ja nii lihtsalt ongi, sest ja siis sa pead tajuma, ma kogu aeg mõtlen praegu, et ma filtreerin, mida ma praegu välja räägin, et ma liiga palju ei ütleks. et siis sa pead ise tajuma, kas sa oled ju siis nagu negatiivse poole peal rohkem või siis plusspoole peal. sest selge on see, et kui sa ikkagi nagu oled pigem vihane kogu maailma peale ja siis selle peale ja siis eksi peale ja ma ei tea, noh, see on selge, et sa oled negatiivne, et enda peale ka ei tohiks kuri olla. no vot, kuri olla, aga siis ka ausalt vaadata, et me no just. tihtipeale ju tegelikult näeme ju vigu kõigis teistes ja et tema tegi mulle seda ja see oli see ja see oli nii, tema tegi nii mulle. aga tihtipeale ka küsida enda käest, et aga mida mina olen teinud valesti, et inimene on võib-olla olnud mitte päris aus või vale või ma arvan, et see on suur osa, mida me vahest kõik unustame vaadata. muidugi, mina siin ka, täna saab näiteks lund õues. juba hommikul võtsin labida kätte, see, mis ma räägin ikkagi ka, ma olen rääkinud oma WC parandamise lugu siin oma elukaaslasega. miks ma seda kõike praegu räägin, on see, et sinu edukuse koodis on õnneks selline number 6, mis on naiselik ja pehme number, et sinus on seda väga hästi. minul on näiteks kõik maskuliinsed numbrid. ma olen selline, kui näen lund, labidas kätte rookima. selle asemel, et ma peaksin õppima olema rohkem naiselik ja ütleksin, kuule, mitte nii ka veel, et kuule, vaid lihtsalt, et ei, mitte nii. ja, ja, aga ma teen tihtipeale seda, et kuule. ja siis ma ütlen, ei, kallis, tuleb vastupidi. ma ei saa hakkama. ma umbes, ei et oska mees on seda. kodunt ära, siis tuled, viid, teed kodus koristust, viid mööbli välja, keegi rääkis just, et viib mööbli välja, onju. ja siis tegelikult mees tuleb koju, noh, mööbel on juba tagasi viidud, kallikene, too mu kotid autost, et need on nii rasked. vot tuleb lihtsalt olla natuke tark, onju. kaval ja, aga ma olen ikka selline nuistik, et mul on palju vaja õppida seda, just seda pehmust, nii et ka siin, miks küsitakse, et miks mul ei ole elukaaslast, et mul ei ole paarilist, siis naised, õppige olema naiselikumad. mina kogu aeg võitlen sellega, me oleme nõukogude naised, me peame alati hakkama saama, ma ikka viskan nalja, Mm. aga nii on. ja me võime rääkida, et kasvatus, kõik muud asjad, aga teate, human design, numeroloogia ja astroloogia, need kunagi sulle ei valeta. kui sinu sees on need miinused sellised, et ma olen iseseisev, ma ei oska delegeerida ja ta-ta-ta, sa võid nokka tõsta ja ütelda, et oh, see olen mina, kõik, mis sa räägid, olen mina, aga tegelikult see on su nõrkus, see on su miinus. tegele sellega. mina ka kogu aeg oma kohati inimene elukaaslasega. võib-olla ei oskagi arvata, et see võib tema miinus olla, sellepärast mm. ongi hea võib-olla saada seda numeroloogiat või human design'i mm. kuskilt, et see nagu vaatab sulle otse näkku ja, ja, ja siis sa saad nagu endalt neid küsimusi küsida, et noh, mis ma siis tegema pean, vaata, et noh, seal on pealkiri ikkagi töö lihtsalt. algab ju endast, nagu ausalt, Absoluutselt. alustada endast, ega keegi muu sulle, kui sa kogu aeg teisi süüdistad, et see on mulle valesti teinud, see tuleb endast alustada. ja, sest siis noh, numeroloogias on palju numbreid, mis üks inimene sisaldab ja seal on ka, et kohe ongi, et sinu miinuspooled selle numbriga. ja ma mõtlen tihtipeale ka, et issand, aga mul ongi nüüd vähe miinuseid, nii tore. ja täna ma räägin, kui ma tulin koertega nagu koju, vaatan lund palju, viskasin koerad tuppa, traksid seljast ära, võtsin kohe labida, hakkasin toimetama ja mõtlen, et täitsa lõpp, mida ma praegu teen. minu miinus hakkas kohe tööle, ei oska delegeerida, aga ettevõtluses Mm. mul on virtuaalsed assistendid, mul on raamatupidaja, siis mõtlen, et ei, no ma oskan delegeerida, ma teen ainult loomingult, sest ma räägin inimestega, suhtlen inimestega, et kõik süsteem on mul paigas. aga kodus see, et ütelda kallikene, et lund on palju, kas lähme koos või teed üksi, nagu tšiki-priki, et ma siin võin midagi muud teha samal ajal. ei, labidust selga minek. et no vot, sellised nagu asjad ka, et tähele panna. samamoodi vaata seesama kogukond, see endaks.ee tegelikult, see ju ütleb ka, mitte ei ütle, aga selle abil me saame ka nii palju neid tööriistu, kuidas ennast aidata. kui sul tundub, et näiteks numeroloogias, et ah, ma ei tea, see miinus päris nagu mulle ei sobi. võta human design, vaata, kas human designis ütleb seesama asi. Nad tavaliselt ei valeta. minu puhul küll, kui ma sain human designi selle süsteemi nagu kogu selle paketi, siis ma mõtlen, et muidugi ma teadsin.
peab tööd tegema ja siis astroloogiga räägin juttu, astroloog mitte juttu, aga ta ka siis analüüsis mind, ma ütlen, et noh, nüüd on nii nüüd ma pean toimetama, et kellele sa ikka valetad, sest nad ja tead, ma ütlen, et see on ka eluaegne protsess. õppeprotsess loomulikult. Tähtis on see, et mitte ära unustada seda ja mitte Mhm. magada selle peal, vaid võib-olla täna on sul, täna on sind kõnetab numeroloogia, homme võib-olla kõnetab sind ükskõik mis. toitumisnõustaja või ma ei tea, jooga. Mina võin väga vabalt öelda, et ma olen väga peakas inimene ja ma olen väga palju oma peaga tööd teinud enda kallal, aga näiteks kõige suurema või noh, nagu väga suure muutuse minus tegi hoopis mingisugune jooga või yin-jooga, mis oli minu Mhm. jaoks nagu nii üllatav, aga me peame ikkagi kõigega tööd tegema, et võib-olla lihtsalt midagi muud kõnetab ja ma arvan, et see on nagu eluaegne töö et ei on, ole ka on. niimoodi, et ma ärkan hommikul üles ja järgmine päev, et ma olen nüüd, mul on kõik nüüd okei okay. Vastupidi, see on minu arust vastupidi nagu motiveeriv, et Mhm. nii palju huvitavaid asju on, mida, kuidas saab ennast avastada ja ennast nagu paremaks teha, et see on nagu nii meil on nii palju uusi tehnoloogiaid ja asju, mis on kõigest välja tulnud, et see on nagu nii äge. ja tead, mul praegu Regina tuli meelde üks asi, vaata, meil on seitsmeid palju, meil on lahe siin kilgata kätega, vehkida, sest meil on temperament. sul on viis ka ja tead, mul tuli praegu meelde, sest mu noorem poeg praegu tahtis seda videokõnet teha, telefon näitab lihtsalt, tema saab läbi. Ja siis mõtlen, et kurja, kuidas minu pojad õpetavad, mul on kaks minijat, ütlevad kogu aeg mulle, et ema, kõik ei ole robotnaised nagu sina. ehk siis ma olen nõudlik väga nagu teistele ka, ehk siis ma olen õppinud seda ja vot teie, kellel on nüüd edukuse koodis palju kahtesid näiteks või palju võib-olla isegi, et kolmesid ja kuusi, vot siis nemad kuulevad meid praegu, Regina, nagu saad aru, et noh, mis teil viga, teil ongi see liikuv Mm. number, kogu aeg teete ja endal kogu aeg tundub, et vähe teen, pean natuke rohkem. vot olingi täna aeglane, tahtsin kaks asja jäi tegemata, homme teen 12 asja. noh, saad aru, me oleme sellised temperamendid ja manifesteerivad generaatorid, kogu aeg tuld, vaata. Ma et arvan, et ma väga ausalt ütlen, et okei, jaa, tõesti, me oleme praegu aktiivselt räägime, aga ma väga ausalt ütlen, et ma olen ka väga-väga rasket tööd teinud enda kallal ja see on mulle väga-väga raske ja keegi ei väida, et see lihtne on. Et selles mõttes, et esimene samm, kui tõesti oled sellises olukorras, kus sa vaatad meile täna otsa ja mõtled, et ma olen ka väga madalal olnud ja kõige tähtsam võib-olla ongi siis sellises olukorras lihtsalt nagu ulatada kas või näpp või käsi millegi suunas ja mm, lihtsalt proovida näha ennast teises valguses ja mõelda seda, et aga kui mul oleks homme kõik korras, milline näeks minu päev homme välja ja nagu lihtsalt, sest tihtipeale me oleme nii oma selles võib-olla miinuses kinni, mm, et et sa arvad, et väljapääsu ei olegi ja võib-olla me olemegi praegu siin nii positiivsed, aga ma arvan, et iga positiivne inimene on ka olnud väga negatiivses ja võib-olla peaksime seda lugu, ma arvan, Merikesel on ka väga huvitav lugu, et jagada selliseid asju, et mida me oleme siis nendes madalatuses teinud, on ju. oo jaa. Et me ei väida kindlasti seda, et me oleme kogu see aeg positiivsed. Ei, siis mis on seitsmetele väga omane, ma ju noh, vaata, Regina on esimest korda siin, sa vist kas ühe või kaks videot oled minu omi näinud, on ju, et aga väga paljud on need, kes siin juba terve aasta on minuga kaasas olnud, siis ma olen rääkinud oma suhetest, mis mul on eelmised suhted olnud. ma olen ise ju need olukorrad loonud, me kõik loome alati ise neid, me kutsume neid endale, sest need inimesed ei ole pahad, aga lihtsalt see situatsioon tekib selline Ja, ja samamoodi, et näiteks see, et kui ma teiega siin kilkan ja räägin ja vehin kätega, eriti vestlusõhtute järgi, ma olen vait nagu kala. mulle meeldib väga iseendaga koos olla, nagu tõsiselt. eile ka ma ütlesin mehele, et vot mul on üks näksimise isu ja 04-ks ma pean oma toitumist praegu murdma. ja ma lihtsalt tuima näoga tegin seda ja siis istusin seal ja siis ta küsib mitu korda, kas sul on kõik hästi. ma ütlesin ja, et ma tahan lihtsalt praegu keskendun sellele näksimisele ja pea jahub kogu aeg mingeid süsteeme, saad aru. vot mingid asjad, vot ma pean seda tegema, ma pean seda tegema ja siis ma mõtlesin, ei, ma nüüd keskendun, ma lihtsalt söön seepärast, et seitsmetel on ju noh, nagu sinulgi arvatavasti, sul ju kogu aeg vaaritab mingeid mõtteid siin see asi. ja kogu aeg, et ja, me saaks, okei, see, et me oleme naised, aga
aga kellel on näiteks kahtesid palju, nii nagu ma ütlesin, nendel lihtsalt see energia ei ole nii selline, ärge nüüd saage valesti aru, et kui teil on kahtesid ja te olete ka väga kiired, ma ei räägi konkreetselt sinust, ma räägin üleüldiselt. Et noh, kuulajatega rääkisin nüüd Regina vahepeal, et aga pange ka kommentaaridesse, et kuidas teil need numbrid liiguvad ja kuidas need, ma lihtsalt tean väga palju, mitte väga palju, aga mingi 3 inimest vähemalt, kellel on kahtesid palju. Nad on väga head sellised diplomaadid, nemad teevad vot selliseid asju, mida mina näiteks ei oska teha ja ei taha. ma olen nagu kärsitu, ehk siis just virtuaalassistentidel on neid palju, ilma nendeta me üldse elada ei saaks, mina küll isiklikult ei saa, kodulehe haldjal on näiteks mul kahtesid. Minu Mirellikene, et ma ei tea, aitäh, Mirel, kui sa nüüd juhtud kuulama, siis ma ütlen, et üks kulda väärt naine, kes mul on. et tema kuulab minu neid temperamentseid, jälle mingisugune Merik jälle hommikul saadab häälsõnumit, tal miljon mõtet ja siis aga Mirelli. vaata, sellepärast ongi vaja teada, kes sa oled. Jaa, ongi kui sa vaja. saad aru, aga no mu- see selgitab ära, miks mul võib-olla nii on, noh. Jaa, et see on nagu tegelikult, see annabki selle mingisuguse esimese tee, et mille poole siis liikuda. et, äh, et me oleme lihtsalt kõik nii erinevad ja me ei peagi olema ühesugused. ei ei pea tohi. olema kõik nagu sotsiaalmeedia meile nagu kirjutab, et kõik peavad sööma nii, et kõik peavad trenni tegema nii, kõik mured on lahendatud, kui sa sööd täpselt seda või sööd neid, mis need on, need tablette, vitamiine, me oleme kõik nii erinevad, et Täpselt nii ja seda jada võibki palju nagu. usaldada seda. Ja iseennast peavad seda oma kõhutunnet, et mul käis see Sergei Saadi siin ka rääkimas, ta Ma ütleb. nägin seda podcast'i, see oli Ja väga-väga äge ja. ja ma tihtipeale mõtlen, et vaata, meil on see sisemine hääl kõhus, mis ütleb, et kõht on täis. Ja siis sa nagu sa kuuled nagu, aga ei taha kuulata, sest tahaks veel edasi süüa ja siis ta ütleb teise signaali veel ükskord, et kõht on täis, et nagu kõik rohkem ei taha süüa, no kõhust siis tuleb see signaal. aga siis vaatad mingit asja, scroll'id telefoni ja muudkui kõgid nagu edasi, saad aru, mingi täiesti süsteemitus. hetkel ma seda ei tee, peale Sergei külaskäiku, siis mul natukene muutus kõik. oota, mis ta siis täpselt ütles sulle, et ta ütleb, et võta, kõht on täis või? ei, sa ei saanudki vist aru, vaata. ehk siis vaata, meil siin sees enda kõhus on olemas selline, meie kõhutunne, me saame tegelikult aru, et millal enam sööma ei peaks. See signaal. no kui ja, rääkida, ja, vaata, me oleme kõik erinevad. minul jah. on see signaal olemas, lihtsalt vahest või tihtipeale ma teda ei kuula. aga ta Mhm. tihtipeale annab mulle väikse sosinaga märku, et kõht on täis. no lihtsalt see, et sa kuidagi tunned, sa näed pool muna, sööd pool muna ära, onju. või ma olen enne juba 5 muna ära söönud, aga siis veel see viimane pooliskene, sa tunned, et kõht on põhimõtteliselt täis, et võiks nagu jätta selle, et ma söön kasvõi pärast. no sa saad no see aru. on nagu sihuke teadlik rohkem söömine. jaa, aga tead, mul on selline tunne, et sinuga on eriti chill rääkida, me kui nagu kaks vana sõbrannat, kellel on 7 hästi palju edukuse koodis, me võime muudkui arutadagi. Läheme siis, kuhu me läheme? aga sa ütlesid, et see endaks.ee, seal on sinu roll pigem siis see, et sa aitad seda süsteemi üles luua. sina paned seal postitusi, värke-särke ja samamoodi me saame nüüd selles kuus jälle kokku, eks ju, need, kes me seal juba oleme. ja sa ütlesid, et need, kes tegelevad mingite, mis aladega siis, mis aladega inimesed sinna veel võiksid tulla? sa ütlesid, et seal on ankeet, mida võiks täita Feng shui'd meil ei ole veel. mm.. Ähm, võib-olla sul on mingi oma tehnoloogia asi, mida sa teed, ei pea olema jällegi kindel. lihtsalt kui me inimestena kõnetame sind ja sa tunned, et sa võiksid meiega koos olla, siis see on nagu see koht, kus võib tulla ja küsida ja suhelda ja selles mõttes, et ma jätaksin selle täiesti avatuks, et kindlasti otsime igasuguseid inimesi, et kui meie kui kogukond kõnetame, siis lihtsalt kindlasti jälgige meid ja andke endast teada või siis jälgige ja andke teada, kui olete valmis endast teada andma. et meil on kindlasti veel arenemas ja palju ideid siia, mis tuleb juurde, et idee on see, et olla oma inimestega. Ma olen kõige paremaid tööotsi teinud inimestega, kes on minu inimesed ja kõige tähtsam ongi nagu enda inimeste leidmine. Ma olen selles nii palju nagu
tead, kui sa oled, vaata, tööl lähed, käid 9-5 tööl, on ju, sul on seal mingi kontor ja seal on erinevad inimesed. Ja nad saavad, sul on võib-olla mingid sõbrad sul või mis iganes, aga kui sa saad mm. aru, kui suur võim on inimestega, kus sa saad kokku, kes on sinu inimesed, Jaa, saan palju on aru. võimalik koos ära teha. Mm. Et ma olen sellest nagu nii palju aru saanud, et see on nagu nii võimas ja ma nagu täiesti usun sellesse. Et ma alustasin, käisin Mindvalley, ma ei tea, kas inimesed on teadlikud Mindvalleyst, ja oli see Mindvalley University, kus me siis suhtlesime ja ma sain hästi paljude inimestega tuttavaks ja läbi aastate, ma ütlen ausalt, mu parimad sõbrad, kõik inimesed on tulnud sealt ja ma ei läheks enam mitte kunagi tagasi, sest meil on taolised huvid, me saame mingist numeroloogiast rääkida, psühholoogiast ja ma ei pea ennast tagasi hoidma, kui ma räägin mingisugusest maagilisest tundest või Mm. tegelen mingisuguse asjaga ja ma tean, et ma saan olla mina ise. ja see Mhm. on nagu nii tähtis minu meelest, et mina olen sellel otsingul, kus ma otsin iseennast ja inimestega, kes on minu inimesed, et Mm. me ei pea olema, väga palju on erinevaid inimesi ja me ei pea nendega suhted olema. Et see on nagu jah, see on nii tähtis minu meelest, mis on nagu aitab kaasa. Mul tekkis lihtsalt tunne, astroloogi ju ka meil ei ole, eks ju? On meil, ei, ei ole astroloogi. Aga siis see, et kui palju sinna mahub selliseid, kas mitu numeroloogi, mitu astroloogi, kas te olete üldse mõelnud, kui suureks see võiks minna? no kõik oleneb sellest, kes sa oled. mina usun küll sellesse, et kui sa tunned, et sa pead meie platvormil olema, siis sa võtad meiega ühendust ja me vaatame ikkagi iga inimese ise läbi, et me ikkagi kontrollime inimesi ja ja oleme nagu noh, selles mõttes, et ta peab ikkagi meie selle kogukonnaga noh, sobima, ja jällegi mina usun, et seesamagi astroloog, kui inimene tundub, et ta sobib, siis võib olla mitu astroloogi ja jällegi igalühel on ikkagi oma mingi süsteem. Üks võib-olla tahab tööd rohkem teha või tunneb, et ta saab, ma ei tea, teeb firmadele näiteks, Mhm. mis on väga tõusmas, et tal läheb see hästi ja ta tunnetab, et tal on see, siis on mingi naine, kellel töötab rohkem naistega, on ju, kes, ma ei tea, no mis iganes, Ja. et äh, et ma jätaks selle lahti, ma ei ütleks midagi kindlat, kuna tulevikus on ka plaan igasuguseid muid asju lisada, nii et idee on ikkagi see, et aidata inimesi rohkem kliente saada. Ja teistpidi siis, et aidata inimesi teada, et abi on olemas ja võib-olla see ei ole sellises kohas, mida sa oled alati arvanud. Et võib-olla ta on kuskil mujal. See on mega lahe värk selles suhtes, et kas selle taolist on olemas Eestis ka enne seda endaks.ee-d või ei ole? tead, kindlasti on, Mm. aga jällegi ma ei usu konkurentsi, sest meil kõigil on midagi anda ja meil kõigil, me ei pea olema, igalühel on, kõnetab midagi, et kui sind kõnetab see, tule vaata, võib-olla sind kõnetab midagi muud, et see ei ole nüüd niimoodi, et me olema nüüd erilised või mis iganes, et pigem on nagu see, et ma usun nagu inimsuhetesse ja connection itesse. Mhm. Äh, et see on nagu see, mis paneb meid liikuma. Ja ma siin tahan, ma ei tea, miks mul selline küsimus tuli, aga näiteks siin, kui ma nüüd Soomes elan juba varsti 20 aastat, siis ma alustasin kunagi, noh, ma ise olen koristajana olnud, eks ju, väga pikalt ja siis ma tegin koristusfirma ja mulle öeldi, et tead, koristusfirmasid on siin nii palju, et ja eriti eestlaste poolt tehtud, et ära üldse hakka nagu mängima. aga mul süda ütleb, sisetunne õhtul, kõht karjub, kõhutunne karjub, et ma pean tegema. no ma olin siin ikka mingisugune 16 aastat. noh, nüüd ma juba lõpetan selle, annan ilusti üle ja jätkan ainult puhtalt numeroloogiaga. aga palju see, õnne! aitäh, kas hirmutas? Hirmutas ma olen 1,5 aastat seda edasi lükanud, sa oled nii armas, Regina, aitäh. ja ma täitsa avalikult esimest korda vist praegu ütlen selle välja, seepärast et ma kõiki õhutasin 2025, lõpetage asju ära, mis peab lõpetama ja mina olin üks nendest, kes õpetab, aga ei teinud ja nüüd on 2026, ma lõpetan seda, mida ma pidin eelmine aasta tegema. aga mis ma tahtsin ütelda, kui ma küsisin, et kas endaks.ee sarnaseid on olemas, siis sa ütlesidki väga ilusti, et võib-olla on, aga me oleme omanäolised ja me oleme need, kes meie siin kogukonnas oleme, et kõige tähtsam on see usk ja teie, kallid, kes te nüüd vaatate
siis ka minge piiluge sinna sisse, et kas on see, et kas teie ka tunnete, et see on see koht, kuhu sa tahaksid võib-olla, seal ju kohe näeb ära, on ju, kes me seal juba oleme, eks ju. et ja, sa näed juba selle järgi ära, Eesti rahvas on väga vaimne rahvas, lihtsalt vaata, mõtle ja võib-olla seal väga paljudel on ju ka need, kellel Youtube on, kellel seal veel mingisugused platvormid endal on, siis minge vaadake ja kui sa tunned, et sa tahaksid ka siia nagu kuuluda, siis kirjutage seal, sa ütlesid, et on ankeet, mina sain hoopis Silja kaudu kuidagi, Silja kutsus, kas ma tahaks kambas olla ja ma üldsegi ei teadnud ta valis alguses. su välja kohe, ta ütles, Jaa, et ma oma tahan, et tüdruk. Merike oleks meiega, et sa oled meie üks asutajate praktikutest. Ma isegi ei teadnud, millega tegemist on, aga ma ütlesin muidugi. jah, ja siis nüüd ma näen, et kui vingeks see on läinud, sest meie esimene kohtumine oli tõesti nii südamlik, nii lahe. ja meie Reginaga vehklesime kätega, kuigi vist 5 minutit ainult seal tundsime, sest me kõik rääkisime seal. ja ma ütlesin ka, et davai, kõik podcast'i mulle siia, et davai, tule hakake rääkima endast, kes te olete, sest nüüd ma näengi, et meil sünkabki väga hästi, et samamoodi need vestlusõhtud, mida ma teen, et seal ma tegelikult põhirõhk ongi nagu just suhete peal, kuidas aru saada, kellega sa sobid kõige paremini. minge vaadake numbritekeel.ee leheküljel on kõik need sündmused olemas. et sina ka, Regina, Tallinna sündmusele siis tuled 22. veebruar. ma annan ka olen vihjeid. kohal. tubli tüdruk. et siis ma annan ka vihjeid ja räägin täpselt sellest ka, et kuidas nagu ettevõtjana vaadata neid numbreid, et kuidas need numbrid see on töötavad. hästi suur asi ja jah, ja minu meelest on see hästi lahe, et vestlusõhtud alati ei lähe täpselt nii, nagu mina olen planeerinud, vaid need, kes on vestlusõhtul, nemad reguleerivad seda vestlusõhtut ja me saame alati nii palju asju teada sealt, et tuleb lihtsalt usaldada, on ju, ja, olukorda. ja, et samamoodi seesama endaks.ee. mina ei teadnud alguses nagu kõike seda, mis sealt tulemas on, aga kuna mulle Silja väga sümpatiseeris ja nüüd peale seda meie esimest kokkusaamist jaanuaris, siis ma vaatasin ka, et issand, kui armas. see on nagu nii sellist nagu midagi südamest, tüdrukud teevad vabatahtlikult neid asju ja nad usuvad sellesse, ehk siis Regina ja Silja ja teil on seal veel paar tüdrukut. no mina lihtsalt hüppasin nagu oma küla tüdruk, vaata, õigemini Siljale suur aitäh, et ta mind kutsus, ma olen nii võetud. et kas see on nii armas, kui inimesed lihtsalt teevad vabatahtlikult selliseid asju, et meid lihtsalt rohkem oleks ja vaata, jälle me müüme, Regina, jälle me müüme. No seitsmed, no ei ole vaja müüa, ma arvan, me et räägime asjast nii nagu on. me oleme lihtsalt ise, kui sa millessegi usud, Mm. siis, siis sa ei müü seda, sa lihtsalt oled sellest ise nii, noh, Lummatud. huvitatud ja ja, lummatud. Et ja võib-olla see on seitsme siis see võlu, on ju, et kui me usume millegisse, siis me võime ka kassima, noh, umbes, et mis on see, cat in a bag või? kuigi noh, mina olen tõesti seda usku, et kui ma, mitte usku, vaid ma olengi selline inimene, et kui ma midagi usun, siis ma olen sellest ise lihtsalt nii mm. ekstaasis, et ma jagan seda nagu täiesti südamest, see ei tule umbes niimoodi, et ma müün seda sellepärast, et keegi annab mulle mingit raha selle eest. Mm. et ma arvan, et sa oled ise täpselt samamoodi, et see on ju ka tulnud läbi, et sa ei ütle, et te kõik peate minu juurde tulema numeroloogiasse ja et tulevad need, keda kõnetab, et see on nagu, see on see väga ongi üldist lihtsalt ja väga hea. ja minu meelest seda nagu tuleb teist välja, sinust ja Siljast seda, et te räägite sellest nagu oma lapsest, sest teie olete ju seal need kaks lapsevanemat, ma ei tea, kellelt see täpselt tuli, aga te olete nii innustunud, see oli nii armas, sest ma mäletan ka, kui seda, ma hakkasin kunagi koristusfirmat tegema, aga samas no ütleme numeroloogiat. tead, kui palju mul läks mingi pool aastat peale seda õpet, esiteks iseendaga võidelda, ma olin nii innustunud sellest numbrite maailmast ja mu perekond hakkas nagu kergelt väsima, sest emme räägib ainult numbritest kogu aeg. saad aru, see oli nagu mul üks laps, kes hakkas tärkama, nii nagu teil see endaks.ee, te tajusite seda, et see on mingi, see on midagi sellist, mis võib nagu vau, kui suureks veel kasvada. ja teie ka, kellel teil on nüüd mingisugune oma väike seeme mulda pandud, näiteks oma mingi hobi, mille te tahate nagu suuremaks arendada. tulge vaadake ka, et seal on ka mingeid lugusid, kuidas meie, mitte mingeid, kuidas meie oleme alustanud nendest asjadest. võtke, kirjutage siis meile, kes me seal juba oleme, et kuidas meie alustasime, ma alustasin ka etapiliselt, tagasilangusi oli, ülestõusmisi oli ja seal on palju ilusaid ja lahedaid, noh, ilusaid, issand, nagu toredaid tüdrukuid.
ma ei tea, miks ma selle ilusa ütlen, kas meil mehi ka on või? on ikka? ja meil on mehi ka. nägite, poisid, nii et tee ka kampa. et me kõik oleme ju kuskilt läbi käinud, nii et tulge vaadake, kas teil on see tunne, et tahate seal olla. ma ei tea, kas me lõpetame ära, Regina või? et pange kommentaaridesse ka, et millega te tegelete ja, ja tulge uudistage sinna endeks.ee, seepärast et tüdrukud teevad praegu vabatahtlikult väga suurt tööd. et aitäh teile selle eest. Aitäh sulle, et sa nii tõsiselt. positiivne ja oskad seda kõike nii hästi välja tuua ja su see lõputu energia on niivõrd kaasav, et ma lihtsalt tulen sellega kaasa, see on nii äge, kui on niisuguseid inimesi olemas, et ma näen, et sa panustad nii palju ka Youtube'i ja see on nagu nii äge. Ma loodan, et inimesed hindavad seda ja hindavad. ma isegi ei kujuta ette, kui palju energiat see sinust võtab, aga ma arvangi, on see, et kui sa oled leidnud midagi, mis tuleb sinust, läbi sinust, mitte sinust, vaata, see ongi nagu tähtis. Mm. Et kui sa oled leidnud selle asja, mis kõnetab sind ja see ei pea olema mingi numeroloogia, see võib täiesti olla, ma ei tea, maalide tegemine, et kui sa leiad selle asja, mis sind nagu kõnetab, siis see tuleb läbi sinust, mitte sinust, ehk siis see ma saan energia aru. on lõputu ja ja, seda on näha inimestel, kui vahest sa mõtled, et issand, kuidas sellel inimesel nii palju energiat on, sest see ei tule temast, vaid see tuleb läbi tema. Ja seda on nagu nii, noh, ja see on, ma arvan, igalühel on see olemas. on. Iga inimene võib selle leida, lihtsalt tuleb teha see uks lahti ja võib-olla leida see asi, mis proovida erinevaid asju, teha midagi, mida sa ei ole varem teinud. kui sa ei ole varem käinud kuskil kokkusaamisel, tulge Merikese kokkusaamisele või minge kuskile inimestega rääkima või ma ei tea, minge postitantsutrenni või proovige midagi, mida ei ole kunagi teinud. ja ükskõik, kui ebamugav see ei ole, et ja, sellest hirmust üle saada on nagu kõige tähtsam ja siis te näete, et teisel pool on nii palju huvitavat, maailm on nii huvitav. täpselt nii. sa ütlesid nii hästi, jusjuures see Youtube'i värk ka, et tead, ma vahest ei saa magama minna, kui mul hakkab mingisugune mõte käima, et ma tahan sellest video teha. ma tegelikult töötan iga video jaoks mingit materjali valmis ja siis on arvatavasti nagu kirjanikel käib lihtsalt nii, et nüüd ta on valmis, nüüd ma lähen ja vahest juhtub see, et mis on Youtube'iga eriti nagu kihvt, et ma võin seda teha kasvõi öösel, ma võin teha seda õhtul, ma võin teha seda hommikul. et see on see, et kui sul tuleb inspiratsioon, ainult podcast'e see nagu sinuga, siis me teeme ju praegu päeval, eks ju, aga see on sinu kanal, sinu asjad, see on sama, kui sa tahad teha näiteks praadida muna, sa lähed öösel praadima kasvõi, kui sul on see tunne, et sa teed ja Youtube'iga on sama koht. vaata, aga Youtube'ist selle võrra, et jah, ma olen väga tänulik, et see platvorm on olemas ja selle kohta, kui ma ütlesin, et ma teen koolitusi, siis hoidke silmad lahti koduleheküljel www.numbritекeel.ee, et sinna tuleb välja Aiga Pia, täitsa pekkis, soome keel tuleb peale. üsna varsti siis informatsioon, kuidas see hakkab olema, seal on jah, sinna tuleb informatsiooni, ma tahaksin, et väga paljud kasutaksid seda platvormi, see on meie kõigi jaoks. et vot nii, Regina kallis, aitäh sulle ja me saame endaks.ee keskkonnast kokku ja meil on varsti jälle kokkusaaminegi, eks ole, ma ei mäleta, mis jah, päev oli, 18 vist või jah, 25. praktikute privaatgrupp. ja, jee, tulge kampa ta ketšupi tants siia või? tšauki. tšauki, tänks sulle.